täna oli selline imeline hetk, kus ma võtsin palvehelmet, tulin autost välja, läksin oma püha raja peale, püha nime kordama, mantrat vuristama. Ja mul olid palvehelmed käes ja ma kuidagi tundsin, et fantastic. Aga ma ei tea, võib-olla ma mõtlesin kuidagi mingil lävelil, et ma olen nagu pühak vist. Ma ei tea, mul ei ole meeles täpselt, aga just ma midagi mõtlesin, et ma olen nii eriline, et ma lähen palvehelmestega maailma iseennast parandama, Jumal rahul ja ma olen selline eriline puhas hing. Ilmselt oli alateadlikul ja kohe nii, kui ma niimoodi vist mingid sellised meeleolud olid kuskil niimoodi hiilisid kuskil alateaduses, nagu otsest ma ei mäleta. Nii ma libisesin nagu seljale, siin nagu väike mägi ja hommiku kastehein ja kohe nagu tõmmati vaip ära alt, et kuule, et tee oma asja, aga proovi nagu vähem mõelda nagu, et õiget asja ma teen või õigu vajalikku, et lihtsalt selline päeva nagu algus. Ei, midagi ei juhtunud, et natuke oli ju valus, aga otseselt midagi seal vana inimene ära ei murdnud õnneks. Aga jah, point on ju selles, et nagu sa mõtled, et mida sa oled valesti teinud, ei ole teinud ja ma olen patune, ei ole patune ja siis Jumal avab seest kuidagi sulle ka, paneb südametunnistuse, nagu selle ülihing, paramatma püha vaim paneb tööle ja siis sa hakkad nägema ja hõudust kuubis ja igast asju tuleb meelde ja väike osa ainult, aga sa oled juba ka, sellest piisab, et tunda, et ma ei tea, et mul ei ole küll ühtegi oma isiklikku soovi enam, et lihtsalt, et saaks kuidagi need oma soovide, unistuste, igatsuste ja lootuste kammad kuidagi Jumalaga läbi oma annete, mis Jumalaga kinkinud kuidagi inimkonda ja kõiki elus olendeid teenima. Ja ega rohkem midagi ei olegi jäänud, eks ju. Kuigi see nagu ma rääkisin ka, et me oleme bipolaarsed. Et materiaalses maailmas on ikka palju kohustusi ja asju, eks ju. Neid peab hoidma kõik lõkkel, see on ka Jumala poolt, aga neid nagu ei tähtsusta üle või see ei ole lõplik eesmärk, sa tead, et need on ajutised. Sinna sisse tuleb lihtsalt panna see vaimne mõte või Jumala spirituaalsus ja tingimusteta armastus. Aga mis on siis kõige selline tavaline jutt, mida ma iga toidu alla, toidu peal olen rääkinud, küll lihtsalt kordan ennast, aga siis täna hommikul tuli siin mantrat lugedes selline meeleolu, et kõige suurem solvang on see, mitte et see solvang nüüd õudselt nüüd midagi maailmas muudaks või et Jumal nüüd tahab meid pooleks saagida selle pärast, aga lihtsalt see solvang on see vale mentaliteet. Et hinge, juba austus enda vastu, hinge mentaliteet on tegelikult suur tänulikkus ja vaimustus elust ja entusiasm. Ja kogu aeg planeerid, kuidas sa saad kaasa lüüa selles imelises muinasjutus, kus on ka valu ja kõik need muud asjad, millest me oleme rääkinud. Ja viha, kadedus, hirmud, ekspluateerimine, kõik see, mis on, aga need on lihtsalt sellised haiguse sümptomid. Ja siis see mentaliteet, kui sul lubatakse korraks Jumal seest, kui ta ütleb, et okei. Püüdlema peab, eks ju, unistama peab, ennast ületama peab, minevik on ka hea, sealt on ka midagi õppida ja mäletada tänus. Aga see hetk praegult, et sa oled saavutanudki nirvana, moksha, Krishna preema, vabandamised, see on tegelikult olemas sul ja see ei tähenda seda, et ma ilmun nüüd flöödipoisina näiteks Krishnana sinu ette, aga see tähendab seda, et sa hindad sinu mentaliteet, sinu teadus, sinu psüühiline energia, sinu olemus saab aru, et ta tunneb lihtsalt umbes pisarad tahavad hakata voolama, et see hetk, et Jumal on kinkinud sulle täiusliku hetke, keha töötab, päike paistab, tuul jahutab, ilus roheline loodus, miljon erinevat põllulille, erinevates värvides, võimalus palvetada kõigi ja kõige eest. Ühesõnaga niimoodi hakkad lugema ja sa saad aru, et ma ei tea, polegi midagi saavutada. Ma saan aru, et teadus võib-olla tunne ei tule järgi, eks ju, aga sul hakkad tekkima sellised nii suur tänu ja hämming ja imestus, et kuidas see on võimalik, et ma olen teistmoodi elanud. Või ma ikka elan enamus aja 24/7, et ainult ühe hetked on, kus ma tunnen, et kuidas ma tunnen tänulikkust ja alandlikkust, et me oleme kõik üks ja me ei tunne, et keegi on oma võõras kalistad puud, siin bensujaamas ükskõik keda näed või niimoodi kõikidega tunned sellist sügavat armastust. Võib-olla ei oska käituda ja see ei ole nagu Jeesus Kristus, kes ütleb, et tulge lapsed kõik minu juurde või Silla Prabhupada, kes tuhandeid katkiseid noori, eks ju, tollel ajal püüdis lappida, mis on kõige suurem kunst, eks ju, kui suudad kuidagi oma puhtuse või šaktiga
ja oma ühendusega parampara pühendunute ja suurte pühakutega, et sealt tuleb see suur jõud ja šakti ja siis püha mees inimeste harjumusi ja seda sama, mis ma räägin, seda mentaliteeti muudab. Mentaliteet on taas saanud aastas, et mul ei ole kellegi midagi ette heita, ma ei oota kellegi midagi. Lihtsalt, kui ma saan seda vähest, mis mul on, see keha mõistus ja palved ja mis iganes mulle mõni annet, et kuidagi nagu teenida nagu seda tervikut. Et ja kas seda on vähe või rohkem või mõistus tahaks seda rohkem või vähem või kui oleks nii, see oleks võib-olla parem. See on kõik spekulatsioon. Ja lihtsalt see on nagu haiguse sümptomid. Kõik on alati olnud siin, ühendus on olnud alati siin. Jumal kingib sulle nagu täiuslikke hetke, kus ta lubab sul täiesti puhata ja olla seda mõista kas või 0,01%. Et need probleemid oled ise tekitanud läbi oma hankara keha samastamise, ekspluateerimiste ja hirmude, maskide, kostüümidega tingitud.